istu. No nii, tal on just hea. Meil on just hea jalgu toetada. Mine lae alla üle. Istu maha. Doktor, tuli üks patsient, tahab hirmsasti tohtriga rääkida. Tohtriga. Ma olen arst, ma olen humanist, ma ravin inimesi. Tapke ta ära, kui ta veel mind tohtriks sõimab. Jah, kohe doktor. Kas kutsun järgmise? Ja loomulikult mina alustan nüüd tööpäeva. Palun järgmine. Tere, tohter. Tere. Vanaema ütleb, et kui tuled arstile kingituses midagi tuua, nema maamehe kanamuna, kolmatsemuna. Aitäh. Võtke istet. Mille üle me kaebame? Ei, ma ei kaeba kellegi peale. Ainult luu läks puruks. Luu, õde, luu läks katki. Paneme kipsi. Pane kipsituba valmis. Ei, mitte mul. Oodake. Ei, mitte mul ei läinud luu katki. Vaadake, meil oli hiljuti ju vastlapäev. Ja me tegime seajalakondist purrid. Ja kui me seda purrama hakkasime, vurrasime ja järsku läks nöör puruks ja siis see kont lendas vastu seina ja läks katki. Seajalaluu läks katki. Jah. Nii. Tooge siga siia, paneme jalakipsi. Teate, aga see siga keedeti ju 2 kuud tagasi ära süldiks. Keedeti süldiks ära siga. Nii, aga tooge see sült siia. Sült. Tooge sült siia. Sült on ära söödud. Tooge see sült siia. Sulatame üles, teeme suust suhu hingamist, paneme jala kipsi. Küll ta siis ära räägib, kes ta mõrvas. Aga kas Kallerit ikka oli? Oi, oli palju ja. Oli palju. Minge tooge kohe see sült siia, tooge siia. Palun järgmine. Tere. Mille üle, mis teil muretan? Kurk haige. No mis see väike kurk ikka loeb? Te olete intelligentne inimene. Teete suu lahti, ütlete A, B, C, D, G, E, H. Oodake, tõuske püsti. Oodake. Vaadake, ma panen teile selle asja suhu. Teete kõik enne suu lahti, ma panen selle teile suhu ja te ütlete ainult A. On arusaadav? Teege suu lahti. Selge. Võtke püksid jalast. Jumal, mul ei ole pükse, mul on seelik. Teil ei ole pükse. Teil ei ole aluspükse. Ei, aluspüksid mul ikka. Hommikul panin just puhtad jalga. Aga mul on hoopis kurk haige. No võtke siis need puhtad aluspüksid jalast. Kas ikka tingimata peab?
no otse loomulikult siit ülevalt ei näe ma mitte midagi, ma pean alt vaatama. aga kas ma enne protseduuri ühe musika saaks? ma imeksin, kui Kaarin teie viige see kurkuhaige verekaan välja ja vaadake, ta labori ukse taha ei satu. Pange uks lukku. Issand. palun järgmine. Tere, tere. Mis teil viga on? Mis juhtus? Ma neelasin. Anne alla. Kelle oma? Enda oma. Kui vana? Möödunud nädal oma. Nii, Anne, kui pikk? Istuge siia. Kui pikk? 28 sentimeetrit. 28 sentimeetrit. Kuidas te suutsite selle alla neelata? Seal olid niivõrd ilusad prantsuse retseptid. Nii. Ja kui ma nende peale pilgu panin, siis ma kohe tahtsin kõik need retseptid ära süüa ja ma ei saanudki midagi tegema. Nii, et need prantsuse retseptid olid ikka väga maitsvad. Nii maitsvad. Selge. Vaata, mul on möödunud nädala oma ka veel siin. Nii. Näed. Istuge. Need võisid ikka väga head olla. No üle mõistuse. Selge pilt. Teate mis? Ma kirjutan teile. Mida? Ma kirjutan teile klistiiri. Teete klistiiri, istute lapse poti peale ja kui see Anne teie seest välja tuleb, siis tooge minule ka, ma tahaks ka neid prantsuse retsepte. Kas koos pissipotiga toona? Ei, tooge ainult see Anne, võtke see retsept ja nüüd võite minna. Anne pissipoti siin kätte. Nüüd võite minna. Olge hea, saatke ta välja. Palun järgmine. Doktor, ega minu rinnahoidja siia ei jäänud? Rinnahoidja. Ega ei saa olevat. No, siis jäi hambaarsti juurde. Rinnahoidja, hambaarsti. Palun järgmine. Tere. Ui, tere. Miks nii raske käimine? Teate, mul juhtus väike arusaamatus. Ma lugesin ühest moeajakirjast, et pikad näpuküüned on väga seksikad, aga kuna ma töötan klahvide peal, siis ma ei saanud ju pikki näpuküüsi kasvatada. Ma kasvatasin varbaküüsi. Tõstke seelik üles. Püha jumal, teil on küüned kasvanud põlvedeni. Ei, ma ei saa teile rohkem oma jalgu paljastada, sest mu varbaküüned on kasvanud läbi suppükste saabaste külge kinni. Nii, kas te magate siis saabastega? Aga loomulikult, mis mul muud üle jääb? Nii, selge, õde, pange opituba valmis. 2 jala amputatsioon põlvedeni. Oi, kas midagi teisiti ei saa? Ei saa, ärge kartke, proua, see on lihtne operatsioon. Te saate oma saapad kätte ja linad jäävad ka terveks. Viige ta. Ikka mõtelge veel. No vaatame, opitoas vaatame, pange opituba valmis, õde. Palun järgmine. Kaunist päeva! Mis juhtus? Mul on kõht lahti. Issand jumal, kus see kõht lahti läks? No teate, ma jään kodutu. Mul ei ole enam
mul ei ole süüa. teate, ma käin seal prügikastide kallal. kuulge, kus? ja üks raisk oli oma hapuks läinud piima ära visanud. jõin selle ära ja nüüd, kus te käite nende prügikastide kallal? Kreutzwaldi nurga all. Kreus, loll. No mis te seal käite? Minge sinna vabriku ja Petseri nurgal. seal on need mustad kloobid. jah, sööte need koos kividega ära ja teil on elu lõpuni käimlasse asja. jah, aitäh. minge nüüd ruttu. aitäh. ma saan teile ruumi täis. palun järgmine. tere , oot, ärge istuge siia, teil on püksid märjad. sellepärast ma tulingi . Nii. mul on tunne , et ma olen rase . oot, mismoodi? vaat , hommikul on vahel pea haige , nii, kõht on lahti . ja peale 10. õlut läheb kõht punni ja veed tulevad ära , kas püksi või voodisse . aga te minge vanni, seal on kanalisatsioon, veed jooksevad ilusti ära, aga sünnitusvalusid teil ju ei ole. vaat hommikuti on vahel pea ja hing haige . selge pilt, teate mis, ma kirjutan teile retsepti. 10 õlut. hommikul 10 õlut, joote need ära, lähete kohe vanni ja veed jooksevad ilusti ära ja te saate hingevalust lahti ja ka püksid jäävad kuivaks. soodus . jah, 90%-ga. aitäh , aitäh . palun järgmine. paistab, et viimane. ei, üks tähtis patsient peab veel olema, ma tean. tema ongi viimane. jah. mis siis puuduks? asi ongi selles , et ma vist olen vaegkuulja . ma ei taha minna sõjaväkke . selline lugu. nii et te tahate saada vaegkuuljaks ja ei taha minna sõjaväkke. saan ma õieti aru? aga see on väga kallis operatsioon. oodake, õde, mis see operatsioon meil maksis? 200 eurot. mis 200? 2000 eurot. kas teil raha on kaasas? raha . jah, 2000 eurot. see on väga keeruline operatsioon. peaks nagu olema . nii, väga hea, pange see raha siis siia laua peale. siin on 1000 ainult, pange teine ka. nii palju. ja pange siia laua peale. nii. nii, aga võtke istet. teeme selle asja kohe ära. õde, ajage see raudnael tuliseks. ja tooge minu kätte. ma vaatan korraks. Läks vist liiga tuliseks. pange siia. kurat, nii kuumaks ajasid. aga olgu. ilusti punane. ärge kartke, see on üks väike.
minema. Hakake nüüd minema, head aega. Nii, nüüd on vist kõik õigene. Mis teie see päevataks oli? no nii nagu te ise otsustate. Ahah, nii, aga teil oli seal neid ümbrikuid. See 2000 jääb siia minule, nii, vaatame, mis siin sees on. Ma arvan õigene, teie saate need ümbrikud. Te olite väga tubli, te saate natukene siit ka. Aitäh teile abi eest.